No tere taas tulemast Ortonoomi aiapäeviku lehele. Ja nagu te näete, siis ma lükkan täna lund. Olgugi, et meil siin veebruaris on olnud mitu sellist päeva, kus on juba selline suur kevade tunne ja linnud ja just varblased siin ka on hommikuti mind äratanud hoopis oma kevadise kädistamisega. Siis täna hommikul üllatuseks ei kuulnud ma mitte linnulaulu, vaid hoopis seda, et katuselt kukkus plärinal sama sulalumi maha. See oli siis minu äratus. No teisest küljest on see täielik õnnistus, et meil veel veebruaris selline lumi maha tuli. Ja näete, siis ma olen katuselt ka juba lume maha ajanud, sest ma enam ei hakka riskima ja ma õnne proovima, kas mu kasvuhoonevad kass vastu peab sellele sulalume raskusele. Aga nüüd on teie võimalus, teie kõik, kes te kibelesite juba sügisel, esimest lund kasvuhoonde tassida. Ma tean, aednikud tahavad kogu aeg midagi teha ja kui sellist nagu aiavärki enam ei ole, siis midagi ikkagi tahaks ju teha. Ja tublid on need, kes siis oma suurele kihule vastu pidasid, sest teate, nüüd on teie võimalus. Kui teie olete ka nüüd selles piirkonnas, kus see suur lumi tuli nüüd veebruaris, no loodame, et märtsis ka veel tuleb, märts on ju ka veel talv. Nüüd on teie võimalus see lumi enda kasvuhoonesse ka vedada. Aga miks siis seda teha pigem talve teises pooles, et miks sellega mitte kiirustada? Ma kohe näitan teile. Minul on nimelt selline komme, et minul ei meeldi kasutada igasuguseid sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Aga juhtus nii, nagu on juhtunud ikka igal aastal, siis kas siis suve teises pooles või sügise poole on mul mõned kahjurid end siia sisse seadnud. Aga see on minu kasvuhoone ja see ei ole siin mingisugune hotell koos hommikusöögiga. Nii et oma neid tomateid, füüsaleid, paprikaid, kurke, igast häid asju, mis ma siia endale panen, neid ma tahan ikkagi ise süüa. Ehk siis minu pärast võivad need kahjurid õues elada ja küll linnud ja muud putukad teevad nendega 1-0. Siin kasvuhoones on selles mõttes natukene raskem, et siin ma pean ise natuke tublim olema. Mis ma siis tegin? Tegin ikka seda, mida ma igal aastal teen, on, et ma lasen sellel mullal sügisel taheneda. Ja nüüd, kui tulevad külmad, siis ma olen seda tahenenud mulda käinud labidele ja sügavuselt läbi segamas. Et kui ta ei ole niiske, siis ta ei kuiva nii kõvaks ja kui ma seda lund läbi segan, siis ma häirin neid kahjureid, kes on ennast sättinud siia talvituma. Nii et kevadel ma veel panen mõned püünistaimed siia ja siis näitan ka teile, kuidas ma seda teen. Siis ma saan mõned uimased veel kätte, kes siin mingit plaani peavad. Ja siis ma arvan, et suve teise pooleni kuni isegi sügiseni on mul kahjuritest nagu rahumajas ja ma ei pea mingisugust taimekaitset korraldama. Aga see muld on nüüd selles mõttes nagu kuiv, aga on näha ka, et väljaspoolt on niiskus sisse tulnud, et meil on päris palju siin sula olnud, et ega meil oli maa ikka täitsa porine ja roheline siin mitu nädalat. Ja siin on näha ka, et ega siin kasvuhoones, olenemata sellest, et mina siin ei käi, elu siin ikkagi on, et siin on näha, et vihmaussid on siin kõvasti toimetanud. Nii et võib-olla isegi, kui ma siit natukene tõmban, siin on nii ilus muld, võib-olla ma isegi leian siit mõne tegelase, sest ega neil siin toit on, olgugi ma sel sügisel ei toonud kasvuhoonesse sisse lehti ja komposti just selle samal põhjusel, et ma ei tahtnud nende kahjurite talvitamistingimusi siin parandada. Ja praegu ei ole vist kedagi kodus siin. Siis siin mullas, kuhu ma kogu aeg igasugust orgaanilist manti juurde toon, on piisavalt süüa ka vihmaussidele. Ja nemad on mul sellised siis head üürnikud. Nii et üks põhjus, miks hakata kevadel seda lund sisse tooma, on see, et lihtsalt hakata mulda ka niiskuse osas ette valmistama, et neid istutusi oleks hea teha ja need taimed hästi juurduksid. Et kui me hakkame kuiva mulda taime istutama, siis selle esimese istutusjärgse kastmisega tegelikult me niisutame ära ainult väikse osa mullast. Aga kui me niimoodi juba talvel oleme sellega algust teinud, siis on muld kogu ulatuses niisutatud. Ja taim saab sellest ka kohe aru, et ta võib oma juured absoluutselt igale poole laiali ajada, mis meile aednikele tähendab seda, et see taim juurdub väga hästi. Siis saab ta ka kohe hakata mõtlema selle peale, et kas tal on vaja õitseda, kas tal on vaja vilju kanda, kas tal on vaja näiteks haiguste või kahjurite osas olla mitte siis nii vastuvõtlik. Teine asi siis sellise
teadliku aednikuna jah, võiks mõelda selle peale, et kui see muld on eelnevalt niisutatud taaskord, siis igasugused kasulikud bakterid ja seened, kes aitavad ka selle taime elukeskkonda hoida mitmekesisemana ja rikkalikuma, nemad siis saavad hakata siin taaskord elama. Et siin on neil piisavalt toitu siin mulla sees, et nemad saaksid elada ja omakorda oma elutegevusega tuleb mulda juurde igasuguseid kasulikke ensüüme, mis siis aitavad nendel meie kultuurtaimedel paremini kasvada. Meie saame paremat saaki ja saame ka saaki, mis on siis toitainete poolt palju tihedam ja rikkalikum. On ka toredaid legende, mida ikka inimestele meeldib uskuda. Üks nendest väga populaarne mõte on see, et lumes on ohtralt seotud õhulämmastikku. Ma arvan, et see on selline suhteliselt armas ja tegelikult väga süütu uskumus, sest et liiga ju sellega kellelegi ei tee. Ometi ei ole ka katsed suutnud ära näidata, et lumes oleks rohkem lämmastikuühendeid kui sulamisvees või siis vihmavees. Aga kahju ta kindlasti ei tee, et eks siin linnaski tegelikult peab natukene oma kriitilist mõtlemist kasutama, et mitte nii väga mõelda selle peale, kui palju lämmastikku ma nüüd uueks vegetatsiooniperioodiks selle lumega sisse toon, aga võiks mõelda selle peale, et kus ma paiknen, et ma mingit muud jama selle lumega endale toidutaimede peale ei tassi. Et eks ise teate, mille lähedal te parasjagu elate ja ega me tegelikult kunagi ei tea, kus kohas see lumepilv päris täpselt moodustunud on. Aga selle peale võiks natukene mõelda. Nii, seda võib muidugi teha korduvalt. Mina nüüd sel aastal alustan veebruaris selle tegevusega, sest lund on ja meil on niivõrd kummaline talv jällegi taaskord. Et ma ei tea, millal järgmine lumi tuleb. Mul oli see töö plaanis teha ka juba jaanuari lõpus, sest siis olid suured külmad minu kasvuhoone mullast juba üle käinud ja ma arvan, et see paar külma, -10–15 tegid oma töö juba ära, aga kui mina ükskord valmis olin ja lõpuks oli nädalavahetus, millal mul oli ka aega seda teha, siis lumi oli juba ära sulanud. Ja mis sa seda 3 sentimeetrist kirmet siit tõue pealt ikka kokku korjad. Nii, ühesõnaga, teie rahutud aednikud, kes olete justkui oodanud seda võimalust, et nüüd viia see lumi kasvuhoonesse, siis palun, nüüd on teie võimalus samuti.